Meie reporter Kertu on just jõudnud kohvikusse Must puudel, kus kohe algab muusikavideo salvestus Karl-Erik Taukari laulule Kell 6. Meie oleme nüüd jõudnud siis siia Musta puudlisse, kus täna toimub Karl-Erik Taukari uue video salvestus. See video on tal esimene, nii et vaatame, mis tunded teda valdavad enne esimest muusikavideo salvestust. Tere, Taukar! Tervist! Mis tunded? Üldiselt selline üsna ärev tunne on esiteks, kuna ma ei ole nii palju valgust kunagi Mustas puudlis näinud ja selline hea tunne tegelikult. Ma olen hästi väsinud me eile salvestasime peaaegu hommikuni oma albumi viimase loo Viiuleid ja täna me paneme selle videoshoodiga mõnusa punkti ja siis meil on kogu selle albumi ja selle singliga seonduv lindis ja kaadris. See on väga lahe. Aga kuidas sul üldse tuli selline mõte, et nüüd on veel viimased kiired tegemised albumi väljaandmisega ja et nüüd võiks siis videoga teha just nädal aega enne plaadistust? No tegelikult eks see mõte oli juba varem, aga see viimane finiš enne selle teostuseni jõudmist on olnud tõesti väga kiire ja kõik inimesed, kes on enda õla alla pannud, on olnud väga lahked ja viitsinud tegelikult enda vabast ajast ja isegi uneajast tegelikult teha nii palju tööd ja see on väga sümpaatne ja väga liigutav. Aga lähme siis vaatame, mis seal stuudios toimuma hakkab. Lähme vaatame. Nii, see on siis võtteplats, mis on küll jah üpris kitsas siin Mustas puudlis, on alati väga intiimne olnud. Aga räägi siis, Taukar, et mis siin hakkab toimuma nüüd järgneva? No siin tegelikult on ma ütleks, et ma ei oleks olnud oodata, et siin nii kõrge lava on. Siin on meil 2 pukki, meil tuleb siia 4 pillimeest, aga see ruum on täiesti teistsugune, nagu ma ette kujutasin, aga see on väga lahe. Ma ei tea, Indrek võib-olla oskab paremini öelda, mis siin tehniliselt juhtuma hakkab. Nii, aga räägime siis, ma saan aru, et režissööriga, eks ju, kes on siis Indrek Arula. Tere! Tere! Kas sina oskad meile öelda, mis hakkab siin toimuma täpsemalt? Ma arvan, et me laseme siin kosmosesüstika lõpuks õhku, jah. Ja see kosmosesüstik on Karl-Erik Taukar. Ei, see oli nali. Ehk siis, jah, ei, mis siin ikka, et story on üks niimoodi, et kujuneb nii, et üks tüdruk tuleb kodust. Algab sellega, et ta kuulab oma telefonist lugusi ja järsku see lugu hakkab mängima ja tal hakkab see meeldima ja ta tuleb tänavale ja tänaval näeb, et see sama ansambel ja see sama lugu mängib selles kohvikus ja ta otsustab siia sisse tulla ja ta on nii julge, ta tuleb siia üksinda tantsima ja rahvas lõpuks ühineb temaga ja ta on nagu päike, vaata. Eks see lugu on nii ilus lugu, vaata, nii päikseline lugu, et ma proovin harmooniliselt pilti luua sellele loole. Aga väga ilusti räägib. Kuidas ta lõpeb selles mõttes, eks see oli siis näha. Ja Taukar, sina siis lihtsalt istud laval ja võlud teisi? Seda peab nende teiste käest küsima esimese hooga, aga eks ma siin vaikselt laulan oma viisijuppi ja vaatame, kuidas toimib. Nagu Timo Vänt ütleb, peas, et toimib. Väga lahe. Ja nüüd siis tagasi stuudiosse meie siit lõpetame. Aitäh!